Mis asja? Ma arvasin, et sa oled siga. Et kes te veel olete? YouTube-ide. Ma ajasin teid metsjaaga sassi, sorry. Igatahes praegu ongi niimoodi, et ma siin metsas jalutan ringi, et nagu jõulud on läbi, mõtlesin, et tuleks nagu hingaks siin seda värsket õhku, et kuna meil jõulud on nii soe, siis nagu metslinnud ei lenda ju ära, vaata, et nad jäävad paikseks talveks ja mõtlesin, et läks püüaks mõne toone kure kinni äkki ja nii edasi. Ja praegu nagu tegelikult tekib küsimus, miks teie minuga üldsegi siin niimoodi kaasas olete? Midagi meenub. Ma pidin ju jõulurooga tegema. Aga kuidas ma metsas jõulurooga teen? Ma tean! Kõigepealt ennem kui me läheme üldsegi nagu asja kallale, selle jõuluroo kallale, peame näitama, mis siin üldsegi nagu on siukene õige sellise metsavenna koti sees, et teha üldsegi mingit rooga, vaata. Et jõuluroo jaoks vaata pikka ettevalmistust vaja ja mõtled üldsegi, et nagu kuidas ma teen sellist asja õues, siis seda asja on nagu tegelikult väga lihtne teha, sellepärast, et igal metsamehel on alati kaasas piima, sibulat, ajalehepaberit, et lõket teha. Loomulikult ka küttepuid, leiba. Mis metsamees sa oled, kui sul pole ka fooliumit? Me ei saa üle ega ümber kohvi kannuta ning lisaks ka I'm in love with the coco. Jah, kakaost. Üks korralik nuga, millega saab siga tappa ja siis on üks siga ka loomulikult kaasas. Ja loomulikult ka toorjuust. Ja viimaks siis see pind, mille peal me seda valmistame. No nii, kõigepealt teeme siia ahju tule alla. Ahjus tuli süttib. Kui te mõtlete, et nagu vatlaapin, siis miks sa nagu metsas teed jõulutoitu, siis põhjus on väga lihtne. Mõelge näiteks metsavennad, kes tegid omal ajal siis, kui meil võõrvõimud olid Eesti patrioodid, läksid metsa elama, sest nemad ei suutnud selles tsivilisatsioonis elada. Ja mina näitan samamoodi, kuidas nemad võisid näiteks elada ja kuidas nemad jõule nautisid. Ja nüüd läheme sujuvalt edasi valmistama rooga. Täna me valmistame siis metsamehe geinsleiba ja sooja kakaod. Kui te mõtlete, mis vahet on tavalise geinsleival ja metsamehe geinsleival, siis metsamees ta vajab natukene rohkem rasva, et siis me asendame nuudlid lihaga. Tiliseb aisakell, tiliseb aisakell, hiilgab mets ja hiilgab maa, mööduvad saanitree, pikiteed, talvisteed. Ja ma ütlen teile, et selles suhtes nagu ongi, kui te teete seda rooga, et siis on siuke probleem, et nagu võite sibulat lõigates natuke nutta, aga olge mureta, selles suhtes oligi, metsavendus oligi siuke kurb aeg, et nendel meestel ikka väga hea elu ei olnud seal, et ikka külmas elada, vaata, siis poetame paar pisarat enda esivanemat teab. Tiliseb aisakell, hiilgab mets ja hiilgab maa, helgivad tuleteel, talveteel. Ja ongi esimene osa läbitud. Ja nüüd ennem, kui me selle fooliumi sisse paneme ja ahju saadame, peame ka kakaa valmis tegema. Paneme kõik piima siia sisse. Tiliseb aisakell, hiilgab mets ja hiilgab maa. Ja nüüd toit ahjus valmib ja nüüd jätame siia kuskile 5–10 minutiks, et nagu muidu siin need oksad siin lähevad põlema ja süüa ei saagi, toit kärseb ära ja nüüd senikaua, kuni toit valmib, teeme kätekõverdusi, et nagu kogu see toit läks otse lihasesse. Davai! No nüüd peaks kogu see värk siin valmis olema, et kallame piimatopsi. Kus kuum. Mõnus kohe. Nii. Võtame leiva ka siit ära, lisame koko, segame noaga selle kõik ära ja laskem toidul hea maitsta. Osa kurinak. Paremat jõulupraadi poleks tahtnudki. Kui te peaksite kunagi sattuma üksinda metsa, ja nagu ei tea, mida teha ja tunnete, et nagu üksindust ja ei saa, mõtlete, et ei saa normaalselt sööki. Tegelikult saab küll ju. Vaadake, mis roa ma endale tegin. Vaadake sinna!
no nii, ja nüüd siin on üks ilus sisend. See on vist isa sisend ja nendega nüüd niimoodi